tere Reimo! Tšau! Tšau! Tõin sulle ühe ägeda kuusermasina, 155 jõudu ja masina on varustatud Advance litsentsiga ja RTK signaaliga, et saaksid oma täppis põllumajandust siin viljeleda ja katsetada. Ja... Super, tead, ma eile brosüürist lugesin, tal on 6,8 liitrine mootor. See mootor näeb välja umbes, hoia seda, võtta sealt üks lonks pealt maha, siis on täpselt õige. Ühesõnaga, siuke mootor on peal. Ja meil on siin traditsioon. Käed tuleb puhtaks pesta. Ikka. Aga lähme vaatame masinasse ka või? Lähme vaatame masinat ka. Näitan sulle, mis nupp ja kang mida teeb ja mida on sul täppis põllumajanduseks vaja teada. Super. Nagu ütleb Schwarzenegger. Get into the tractor! Antud masin on siis suure Gen 5 ekraaniga, et kõik oleks hästi näha ja toimetada põllu peal. Nii, keerame lihtsalt süüte sisse, siis me saame siin ekraani peal ilusti sulle näidata. Nii, paneme siit võõrad hääled ära. Nii, alati käima paned, tuleb turvahoiatused, automaatne roolimissüsteem, siit vajutad nõustu. Praegu on siin eelmine töö ees, et see kang töötaks, siis siit on ilusti aktiveeri kohandatud. Siia tulevad ilusti rohelised tulukesed, siis tähendab, et see kang on aktiivne. Siin on A, B, C, D, need tähendavad kõik hüdrodega seotud toiminguid, nagu siin kangi peal on ilusti olemas Command Pro'l. Vajutame siia peale ja siin on siis kõik esiripp, tagumised väljavõtted, tagumine ripp, esimesed väljavõtted. Ja samaga siis see väike joystick, temale saad ka siis anda igast erinevaid käsklusi. Ja lisaks on siis väikse kangi jaoks ka eraldi lukunupp siin taga olemas. Et ja nüüd on ka väiksel kõik käsklused aktiivsed. Aga väike kang on kuidagi uuenduslikum kui mul vanal pillil. Kas siit saab, siin on reverse dubleeritud? Siin on jah, reverse dubleeritud, et juhul kui näiteks teed mingit platsitööd, lumelükkamist või mis iganes või näiteks laadur on sul siin küljes, siis siit saad ka vajadusel edasi-tagasi masinat juhtida. Sama on ka siis selle kangiga. Siin ilusti on ka välja toodud, saad masinat reverse suunda muuta ja vajadusel ka liikuma hakata. Ei peagi jalaga siin gaasi ja piduri pedaali peal vajutama. Super. Ma arvan, et saame tööle hakata küll.